Hei, mina olen Elisa ja ma õpin siin Tartu Ülikoolis geograafiat. Täpsemalt olen ma nüüd esimest aastat magistrantuuris, ma õpin inimgeograafiat ja regionaalplaneerimist. Eelnevad 3 aastat olin ma samuti siin Tartus ja bakalaureuse õppisin geograafiat. Kevadel õnnestus mul ilusti oma töö ära kaitsta, lõputöö kirjutada ära kaitsta ja siis diplom kätte saada. Ja ma otsustasin otse siia magistrantuuri edasi tulla, sest et ausalt öeldes ma olin väga kaua seda oodanud, et inimgeograafiat õppida. Nii et jah, aga miks ma täna siin olen ja teiega kaamera vahendusel suhtlen, on see, et mul avanes selline imeäge võimalus võtta teid oma kooliaastale kaasa. Ehk siis järgnevatel kuudel teen ja jagan ma teiega erinevaid videosid, et jäädvustada ja näidata natukene rohkem võib-olla seda magistrantuuri elu ja tudengielu siin kohapeal Tartus ning lisaks anda teile infot ja teavet edasi ka selliste võib-olla praktilistemate asjade osas, et kuidas meil see õppekorraldus siin Tartu Ülikoolis on, kuidas näiteks on ühikaelu, kuidas sinna üldse ühikasse saab, palju see maksma läheb või siis kuidas võtta endale tudengivarju või kuidas varjutada tudengit. Kõik sellised asjad, mida võib-olla võiks ja tahaks teada ülikooli tulles või siis ka bakatudengina äkki ma saan jagada midagi teile selles osas, et milline see magistrantuur välja näeb, et miks võiks või tahaks tulla siia edasi magistrantuuri ka. Täna püüan ma alustuseks teiega jagada seda, et kuidas ma siis üldse geograafia õpinguteni jõudsin ja siia Tartu Ülikooli sattusin. Sellest minu õpingutest on ka väga äge video bakalaureuseõpingutest, mille me tegime eelmisel kevadel, nii et ma kuidagi lisan siia videosse lingi või siia alla kirjeldusse. Ja sealt te saate siis mõne minutiga sellise kiire ülevaate, et millised need õpingud minu jaoks siin Tartus on olnud bakalaureses. Eks seda, et ma tahan tulla just geograafiat õppima, sain ma päris varakult aru. Ma arvan, et kuskil 8. klassis ma olin selle otsuse teinud või sellise sihi seadnud, et geograafia on hullult lahe. Ja osalt sündis see otsus või teadmine ka läbi selle, ma arvan, et minu mõlemad vanemad on inimgeograafid, aga mitte selles osas, et nad oleks kuidagi survestanud või öelnud, et et sa võiksid minna seda õppima, vaid pigem olid mul alati väga vabad käed. Ja ma arvan, et kõige rohkem lisaks sellele, et nad rääkisid enda tudengipõlvest nagu hullult ägedaid lugusid, nad rääkisid oma praktikumidest ja sellest, kui lõbusaid mõõtmisi nad kuskil tegid ja metsas ja looduses olid, mis lihtsalt kõlas nii ägedalt. Ja lisaks sellest, kui äge ühikaelu on ja kuidas seal toimusid igasugused nagu üritused ja see seltskond ja kursus kogu aeg püsis koos, et see tundus väga äge ja ahvatlev nagu õppimise poole pealt. Aga lisaks sellele ma nägin nende ameteid ka kõrvalt ja need mõlemad teevad väga ägedat tööd. Üks asi, mida ma veel tegin enne, kui ma tulin päriselt siia õppima, oli see, et ma käisin ikkagi tudengivarjuks ka. Ja see oli väga huvitav selles osas, et kui ma tudengivarjuks tulin, ma kõigepealt üldse, mul oli see teadmine, et ma tahan tulla geograafiat õppima, aga ma ei olnud näiteks mitte kordagi vaadanud, mis see ainekava üldse endast kujutab. Nii et kui mul mingi sõbraga tekkis diskussioon ja et sai teada, et okei, ma lähen geograafiat õppima, siis tal oli väga suur üllatus, et issand, miks sa geograafiat lähed õppima ja mis ained seal üldse on. Ja kui ma tegin ainekava lahti, siis seal olid näiteks sellised ained nagu mullateadus, väga palju geoinformaatikat ja näiteks selle mullateaduse osas ma mõtlesin ise ka, et okei, see ei ole üldse mingi demograafia, linnade ja sellise arenguga seotud, mis mind tegelikult üks ju huvitab, mis see siis tähendab. Nii et ma käisin vaatamas, millised need loengud on ja siis oligi kusjuures mullateaduste loeng. Ja see oli isegi väga põnev ja need loengud osalt ma ei saanud aru, mis toimub, aga tegelikult need noored olid hullult ägedad ja kihvtid ja geograafid olid täiega mõnusad ja see seltskond, et võib-olla ma rohkem isegi käisin ja testisin mitte niivõrd neid aineid, kuivõrd seda, et ma ei teadnud, kas ma nende inimestega ka klapin, kes siin õpivad ja mulle see tudengivarjupäev oli väga-väga oluline ja andis kindlasti kindlust, et ma tahan just seda tulla õppima. Aga sellest, et millised ja kuidas see välja näeb mul need magistrantuuri õpingud ja mis on võib-olla see vahe, mida ma ise tunnetan bakaga võrreldes, sellest ma räägin lähemalt järgmises videos. Mul on plaanis ka järgmises videosse kutsuda mõned bakaõpilased, üliõpilased, geograafid, kes räägivad natuke sellest, et milline nende esimene semester on ja et kui sa oled nüüd ülikooli tulnud,
täitsa uus, mis toimub, mis on need õppetunnid, kuidas see ülikooli elu on. Nii et aitäh teile, et te kuulasite mind, et te olite siin ja kohtume järgmises videos. Tšau!